See on Eesti kõige parem rahablogi näide, kuidas saab lihtne magalarajooni jorss Aguli taustaga üks päev miljonäriks. Lugesin täna su blogi kõige esimest postitust aastast siis 2015 on ju. Ja seal oli sul konkreetsed eesmärgid olid saavutanud või mitte saavutanud, vaid paika pannud on ju. Et kas sa oled tänaseks need saavutanud, et 5 sotti passiivset tulu, tonn 500 iga kuu arvele ja ma ei tea, mis see kolmas oli, et pool rahast siis investeerid on ju? Jaa, need eesmärgid olid väga kõrgele pandud esimesel kuul. Mul polnud õrna aimugi ka, kuidas see maailm toimib ja ma panin endale lihtsalt eesmärgid, mis tundusid toredad. Ja ma võin öelda, et ma ei saavutanud neid eesmärke, ma arvan, esimesed 2 või 3 aastat. Et ma alguses ikkagi, inimene üle hindab seda, mida ta suudab teha aasta või nagu lühikese ajaga, aga see, mida sa suudad teha 5 aastaga või rohkem, aga seda sa alahindad. Nii et tänaseks mul on need eesmärgid loomulikult ammu üle latti, et ma neid latte nagu kogu aeg tõstan, aga sai peale mindud suurelt, et nagu ikka, nagu Eesti kõik need jalka- ja korvpallikoondised, et lähevad võitma, siis tulevad tagasi seal nende täna ei olnud see päev. Lõpuvimplitega, täna ei olnud see päev, nende osalusvimplitega tullakse tagasi. Ja. No võtame siis jutuks, et tegelikult see on siuke muinasjutuline lugu, sinu blogi sattusin lugema siis mingi tööasja käigus umbes aasta tagasi ja vaatasin, et väga humoorikalt kirjutatud ja siuke äge ja tundus mulle siuke üsna läbipaistev päevik või nagu lugu on ju, et kuidas tavaline inimene kavatseb jõuda finantsvabadusse või siis saada miljokaks on ju. Et räägi veits, mis seisus sa olid ja mis nagu pani sind seda siukest unistust taga ajama? No kõigepealt aitäh, et sa ütlesid, et see on hea blogi, seda on rõõm kuulda. Ma ütleks, et see, mis mu see tõukejõud või mis iganes oli, mis pani mind liigutama, oligi see, et ma ei olnud oma eluga rahulolematus. See on alati selline asi, mis käivitab ja lükkab, et minu meelest on üliohtlik ongi olla sellises kohas oma elus, kus sul on nagu niimoodi okei, et siuke normaalne. Sest sealt mingit arengut on nagu väga raske ennast edasi lükates, kui sul on hästi, miks sa peaks veel kuhugi lükkama, sa ei tunne mingit valu. Et mina olen ka ikkagi üks nendest ma olen see koolis see tagarea poiss on ju, ma olin see tavaline vend, et hinded olid kehvad, pigem nagu olin tihti ukse taga kui klassiruumis on ju. Ja ma ise kutsun ka neid inimesed, et sul on nagu sokis on augud. Et minu meelest, vähemalt mina tean, et need inimesed on jõudnud palju kaugemale, kellel on päriselt nagu sokis augud ja on mingisugust valud ja ebamugavus, kui need, kellele, ma ei tea, issi on nagu liisinud 5 aastat vana mingisuguse Lexuse ja andnud üürikorteri võib-olla. Et see mind panigi liigutama see olukord, ma mäletan, ma istusin, mul oli üks töökoht, kus ma istusin kontoris, see oli väga õudne töö, ja ma vaatasin, mu kontori aknast oli vaade ühele supermarketile. Siis ma läksin hommikul sinna kontorisse, istusin sinna laua taha ja vaatasin seda supermarketit ja mõtlesin, et okei, et kas mu elu nüüd ongi see, et ma tulen hommikuti, mul on üks elu, mul on ärkveloleku aeg on umbes 16 tundi, 8 tundi on töö, 8 tundi on millekski muuks, 8 tundi magad. Et kas ma nüüd terve oma elu järgmised kõik aastad vaatan 8 tundi seda supermarketi just sealt kontori aknast. ja siis ma olin, et ei, vaat seda ei juhtu. See jääb ära, nagu elu ei ole selleks mõeldud. See